oi, tihased siin. Vaadake, Eesti kool on nagu Soome saun, kus õpilased on kerisekivid ja õpetaja on kerisele veeviskaja. Et saunast midagi välja tuleks, peavad kerisekivad olema kuumaks köetud. Ja sest ilma niisama vesi annab ootustest vastupidise efekti. Ning sama on ka õpetajatega. Kui kapas on külm vesi, võib mõni kiva lausa puruneda. Ainuke viis, kuidas hüva leili saada, on kõigepealt kivad tuliseks kütta ja kasutada sooja vett. Ning ainuke viis, kuidas eestlast õpetada, on ta kõigepealt huvitama panna ja siis teadmistega pilduda. Nii et nemad ise ei märkagi, kui need on õpetatud. Pole mitte mõelnud, et Eesti nogi on ikka veel leiutamata. Kas näiteks uus olümpiaspordiala, kus eestlased oleksid alati esimesed, pole hea mõte. Näiteks istmeralli. Te küsite, mis see on? Las ma näitan teile. Tere, oleme jõudnud siia Eesti istmeralli spordikompleksi. Kohe läheb lahti, olge minuga. Nii, istmeralli on nüüd tehtud. Tegelikult tahtsime teile rääkida, et kõik on ikka väga hästi. Eestlased on oma väikese rahvaarvu kohta saavutanud nii palju häid tulemusi. Seega kutsun teid kõik üles hoidma, toetama ja austama neid Eesti sportlasi, kes on toonud meile nii palju au ja kuulsust. Mina jään siia Eestisse ja annan endast kõik, et viia Eesti sporditase veel kõrgemale. Kallis Eesti rahvas, meie liikluskultuur ei ole just kõige normaalsem. Meie väikse rahvaarvu kohta leidub ikka hullule kihutajaid, maanteemõrvarid ja roolihoidikuid. Inimesi, kes tahtlikult rikuvad liikluseeskirja. Minu selja taga olev Laagnatee on ka tuntud oma õnnetuste pärast. Tekib küsimus, kas tõesti peab istuma autorolli täispeaga? Parem leida kindlasti endal kaine autojuht ja kinnitada turvavöö nii esi- kui ka tagaistmel. Mina jään lootma, et Eesti liikluskultuur paraneb ja muutub sallivamaks liikluses. Eesti parasvöötme kliima 4 aasta aega, aga kas ikka on? Meile endile meeldib öelda, et meil on aasta läbi halb suusailm, aga kus me üldse suusatame? Meil ei ole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laokasood. Aga just see ongi meie rikkus, meie mets ja meie loodus. Meie soovime, et eestlased austaksid seda, mida meile on antud. Mina jään, sest armastan Eesti loodust. Eesti keel on väga unikaalne ning seda võib isegi nimetada meie salakeeleks, sest ükski teine rahvus ei saa sellest aru. Kuigi eesti keel võib jätta mulje, et me oleme päris vägivaldsed, näiteks autoga sõites ütleme, et ma lasen su siin maha või ma viskan su sinna ära. Eesti keeles on ka väga palju vokaale, mis teevad selle keele imeilusaks. Kõik ju teavad seda lauset sõida tasa üle silla, mis võitis rahvusvahelisel keelevõistlusel 2. koha. Ma soovin, et eesti keel ei hääbuks ja kestaks veel sajandeid. Mina jään siia, et kanda edasi seda keelt.
me kõik mäletame, mida oli Ivan Oraval Eesti Vabariigist meenutada. Inimesed olid rõõmsad, lauldi ja tantsiti tänavatel, loomad oskasid rääkida ja isegi kaskadest kasvasid õunad. Võib-olla Ivan Orav siinkohal natukene liialdas, kuid põhilist ei eksinud. Eesti ongi üks imeline riik. Peale 50 aastat okupatsiooni on meil taas oma armee, oma president, oma riigikogu ja oma valitsus. Valitsustega on nii nagu on, need kipuvad ikka aeg-ajalt vahetuma. Hiljutised värelused võimu juures andsidki meile taas uue Ossinovski valitsuse, mille peaministriks on juhtumisi keegi muu kui Jüri Ratas. Ükski valitsus ei saagi kahtlemata kõigile meeldida. Kogu see drill ja trall Toompeal on vajalik selleks, et erinevate jõudude vahekord oleks määratud ning enamuse tahe pääseks võidule. Mina aga jään lootma, et inimestel oleks kainet mõistust, ettevõtlikkust, et süda oleks õige koha peal ja et Eesti riik jääks kestma. Mina jään Eestisse, sest Eestis on minu kodu. Olen sündinud Eestis, kasvanud Eestis ning õppinud Eestis. Siin on hea elada. Siin on mõnus vaikne ja rahulik. Iga kell on võimalik minna loodusesse ning mõelda omi mõtteid või saada sõpradega kokku, sest vahemaad on väiksed ning kõik on käe ulatuses. Ma armastan Eesti loodust, eriti kevadist linnulaulu ning talvist lumekrõbinat, mis jalge all kostub. Ma armastan Eestit ning seda maad ja neid inimesi. Põhjamaa me sünnima, karmide meeste kais. Kutid, kulge! Meil käib laulupäeva jaoks just meeskooride eelproov. Viitsite laulma tulla või? Hädasti oleks vaja lauljaid. Kule! Täna ei tee! Aastal 1869, kui toimus esimene laulupidu, laulis kaare all ligi 800 meest. See arv kasvas aastatega sujuvalt, aga 2014. aasta laulupeol oli kaare all taas 800 meest. On meie enda, noorte meeste teha, et meie meeskooridest ei saaks kammeransamblit. Arendame edasi seda kultuuri, mida meie isad, emad, vanaemad ja vanaisad arendanud on. Kui ma mõtlen üldiselt selle traditsiooni peale, et meil on laulu- ja tantsupidu, see on ju kõik ikkagi hästi. Me oleme aastaid seda pidu juba korraldanud ja ilmselt korraldame veel aastaid. On lausa rõõm näha, kuidas see plats täitub sooja rahvamassiga. Mis sa kostad, Kusti? Kuule, mees, mis teema nagu sellega, et sa nagu jalkat ei mängigi või? Nagu reaalselt mees, et nagu, mis värk on? Mida sa pipardad? Tavaline on jalkat, ne? Ei, mina jään. Päriselt? Come on, mees. Purgis! Jalkat teeks küll ikka. Oodake, ma tulen ka.